Tänane episood läheb siis töösse sellises olukorras, kus ma nii-öelda saadan õhtusse selle aasta kõige lühemat päeva ja mul seisab ees selle aasta kõige pikem öö. Ehk siis aset leiab talvine pööriöö. See, et ma sellisel õhtul siia rabasse kuidagi sattusin, on tegelikult täielik juhus. Ja kui ma sellest teada sain, et tõesti see langes sellele päevale, siis peab tunnistama, et mind valdas selline omamoodi rõõm. Sest mingis mõttes see on siis justkui looduslikus mõttes selline ühe tsükli lõpp ja järgmise tsükli algus. Et homsest siis hakkab vaikselt päev pikenema. Nii et mingis mõttes võiks öelda, et see on selline ürgne aasta algus või mingis mõttes selline ajaarvestuse algus, et kus täpselt kõik hakkab uuesti sama koha pealt jooksma, kus ta siis nii-öelda aasta aega tagasi seda kulgemist alustas. Ja eks erinevad rahvad on sellest ka aru saanud, et mingis mõttes kui rääkida sellisest loodusharmooniast, siis see peaks olema just see hetk, kus sa võtadki oma möödunud aastased mõtted ja lähedki nendega sellesse kõige pikemasse öösse. Oled nendega seal omaette, mõtled, mis sel aastal tehtud sai ja mis järgmine tsükkel kaasa võiks tuua endaga, milliseid visioone sa tahad teostada. Minu plaan on selline, et ma kindlasti täna siit koju ei lähe. Mul on seljakott paksult varustust täis pakitud, söök on kaasas. Plaan on siis selline, et ma ka siin tee jooksul ütleme mingisuguseid erinevaid peatusi väga palju ei tee. Ja tõenäoliselt, kui ma jõuan laagripaika, siis teen väikse ülevaate sellest, et kuidas ma ennast seal sisse sean ja mida ma söön ja millest ma mõtlen. Ja ma vaatan, et see selline uduvihmane ilm on ka taandunud ja ma isegi näen pealpool pilvi õrnalt sellist sinist laiku. Et tundub, et loodus on seadnud kõik selleks paika, et saaksingi iseendaga sellises vaikuses olla. Ja järgmine lülitus ongi siis sellest, et kuidas ma seal laagripaigas omadega hakkama saan. Väga vaikseks on jäänud kõik. Tuul on ka järgi andnud ja mina olen siis jõudnud kohta, kuhu proovin selle hämmoki üles seada siia kahe puu vahele. Kas see reaalselt õnnestub ka, ma ei tea. Ma saangi nüüd aru, et see on vähemalt rabakeskkonnas omaette väljakutse, et leida need kaks tugevamat puud, kuhu see kinnitada. Ja teine asi on see, et vaade võiks ju olla nii, et nagu ma siin soovin, et vaatad üle ääre kohe rabalauka peale. Aga ma hakkan nüüd katsetama ja järgmine hetk võiks asi juba üleval olla. Ei toimi see GoPro pimedas väga hästi, aga ma vähemalt küündin näitama, et mul hämmok on kenasti üles seatud. Nüüd lähemalt vaatame, et magamiskott on sees ja siit läheb suurema vänni otsa. Vaatame, mis siin sees on. Tõmbasin luku lahti ja ase on kenasti olemas. Ilmselt ma panen igaks juhuks hämmokile ka tõmban siis selle tarbi või ehk siis katuse peale. Eks ma raporteerin. Aeg on panna pott tulele ja varsti saab suppi. Aeg on seal maal, et õhtune supp on valmis saanud. Väike, mis sa siin on siis? Väike Gruusia rahvusleib ampsuks juurde ja varsti ronin siis siia pea kohale. Poen siit katuse ja hämmoki vahelt sisse ja siin ootab meid siis juba mõnus soe magamiskott. Kell on küll väga vähe, aga
mis sa siin pimedas ikka teed? Eks selle mõttega saigi tuldud, et saaks siis ise natukene iseendaga olla. Täpselt niimoodi, et ühel hetkel sa tunned, et pea on täiesti tühi ja lihtsalt oled hetkes. Kõik need igasugused mõtted, kuidas midagi teha ja kuidas mitte teha, et need jäävad kuskile taustale ja sumbuvad selle loodusvaikuse sisse ära. Kui keegi küsib, et kas on hirmus ka, siis minu arust ei ole üldse hirmus. Väga kodune tunne on. Ja üksikut tunnet ka ei ole. Pigem hästi selline elav, positiivne tunne. Väike reportaaž siin sellest hämmokist. Ma aega viidan. Natuke tunnen ennast nagu ülekuulamisel olevat, aga eks see on ikkagi vabatahtlikult ise korraldatud. Aga nüüd, kui ma siin tegin natuke süüa ja selle aja jooksul juba, kui taevas jõudis täiesti pimedaks minna, siis mul tekkisid juba mõned mõtted terve selle päeva peale, mis ma siin rabas sumbanud olen. Esiteks, see sama asi, millest ma olen ka varem rääkinud, et kui sa tuled loodusesse, siis järjest rohkem hakkavad kuidagi maha pudenema need mõtted, mis ei ole su enda mõtted või on mingisugused teiste isikute mõjutused sinu elus. Ehk siis sa hakkad järjest paremini aru saama, et mis on need asjad, mida sa ise päriselt tahad või mis sulle korda lähevad. Eriti lööb see minu arust välja siis, kui sa tõesti täitsa nagu füüsiliselt pingutad. Näiteks nagu mina täna tulin üle raba ja samal ajal ma nimetaks seda selliseks katkendlikuks mõttes sonimiseks, et sul tulevad täiesti valimatult erinevad mingisugused olukorrad ja mõtted pähe ja tõesti seal ei ole mitte mingisugust sellist struktuuri ega loogikat. Tuleb üks mõte, natukene mõtled selle peale, võib-olla natuke kirud midagi, tuleb järgmine mõte, hoopis positiivsem mõte ja kuidagi niimoodi sa hekseldad terve hunniku täiesti seosetuid infokilde läbi. Ja ühel hetkel justkui saabuks vaikus, et sulle enam ei tule mitte midagi pähe. Ja siis see on see hetk, kus sa lõpuks hakkad tundma neid asju, mis seal kuskil kõige all lõpuks on. Need, mis on sulle päriselt olulised. Ja teine asi, mis kuidagi selgelt välja lööb, on see, et see pimeduses olemine, ma tunnen, et see ei ole minu jaoks midagi sellist võõrast ja ta ei tekita minus sellist kõhedust, et ma tahaks nüüd ruttu asjad kokku pakkida ja siit minema minna. Pigem on see minu jaoks huvitav, selline mingis mõttes iseenda sisemaailma vaatamine. Ja siin saab kohe nagu sõnal sabast kinni võtta ja minna nagu mingis mõttes järgmisesse etappi. Ehk siis see sama sisemaailm ongi minu arust see konks, mis muudab inimestele pimeduses olemise keeruliseks või raskeks. Et see, et pimedas tundub kellelegi, eriti just looduses liikuda kuidagi hirmus või ohtlik, siis faktid näitavad, et see päris kindlasti niimoodi ei ole. Ja pigem on see koht, kus inimene peakski endale aru andma, et ta lihtsalt sisemiselt on kuidagi põhjendamatult ebastabiilne. Ja minu arust enamik inimesi ei otsi sellele ka mingisuguseid vastuseid. Nad ei tegele sellega ja pigem jätavadki asjad niimoodi, nagu nad on. Et nad lihtsalt võtavad
omaks need mingisugused hirmud ja tõmbavadki kuidagi piiri kõikidele nendele võimalustele, mis on näiteks öösel looduses liikumisega seotud. Kolmas asi on see, et niimoodi looduses olles, kui sa tõesti ütled vabaks ka näiteks mobiiltelefonist, nii et sul tõesti ei ole numbriliselt aega justkui kaasas, siis see tekitab selle olukorra, et ühtäkki on sul aega nii palju. Aeg nagu jääks seisma ja sina justkui säilitaksid oma tegutsemiskiiruse. Ja see on kuidagi nii stressivaba tunne ja tekitab kohe ka selle äratundmise, et sa kuidagi saad aru, mis selle ülejäänud maailmaga nii viltu või valesti on. Et kuidagi sul järsku ei ole enam mitte kuskile kiire, kõik asjad saavad tehtud ja tõesti sul ei teki sellist kroonilist põdemist, et kuigi sa oled hetkel ühes olukorras ja siis sa juba põed, et mis juhtuma hakkab ülehomme või ülehomme, et kõik see kaob ära. Et oled ainult sina ja see ümbritsev keskkond, teed seda, mis süda ütleb ja nii lihtne see kõik ongi. Täiesti fantastiline lihtsalt. Leidsin kotist väikse saiakese, kõht hakkas tühjaks minema ja mul pole õrna aimugi, kaua ma siin olnud olen. Võib-olla 2 tundi, võib-olla tund aega, võib-olla 5 tundi. Et ajataju on täiesti kadunud ja selline väga igavikuline tunne on, nagu hõljuks kuskil täiesti pimedas kosmoses. Ja kohati on isegi nii vaikne, et ma kuulen ainult peas sellist sisemist kuminat. Väliseid heliseid praktiliselt ei eksisteerigi. Periooditi kuulen kuskil kaugel külas mingid koerad hauguvad ja vahel mõni üksik lennuk lendab üle. Aga muidu on ikkagi täielik vaikus. Ja mõnus on see, et selline sookailu ja mäinilõhn käib mõnusalt siit hämmokist seest läbi. Ja ütleme, teadmata kaua ma siin olnud olen, siis ütleme selle aja ma olen lihtsalt püüdnud mitte midagi mõelda. Ja mulle tundus, et esimene periood oli tegelikult isegi mingis mõttes natuke raske harjuda selle keskkonnaga. Isegi minusugusele, kes ma sageli looduses käin. Et tõesti, et on harjumatult vaikne ja väga pime. Et kuidagi selline natukene võõrastav tunne oli. Aga nüüd ma tunnen, et ma hakkan järjest rohkem sellega harjuma. Ja sellised väiksed asjad pakuvad hästi palju rõõmu. Tõesti, et mul läks kõht tühjaks ja otsustasin, et püüan kotist väikse saiakese endale. Nüüd olen endaga väga rahul. Ma loodan, et mul jääb nii palju akut, et ma saan hommikul veel ka väikse kokkuvõtte supi keetmise kõrvale teha. No hommik. Minu vaade hommiku aknast on siis selline. Minu väike uruke. Siit poolt on siis näha, et mul on veel kaamera ja siin katuse all räätsad keemal. Ja siin allpool ma siis eile õhtul sõin. Ja mina olen siis Jaaniuss ise. Oli see vast pikk öö. Ma oleks nagu kuskil galaktika teises otsas olnud.
täiesti tühjuses. Võiks öelda, et isegi juba kaldusin sinna kehavälisesse olekusse. Aga muidu oli päris huvitav. Väga palju erinevaid meeleseisundeid, mida ma ilmselt ei jõuagi siin kõike ära kirjeldada. Vahepeal magasin, siis jälle ei maganud. Hästi soojaks tegi südame see, kui ühel hetkel märkasin, et tähed tulid välja. See kestis võib-olla 1,5 tundi kuni maksimum tund aega. Selleks puhuks ma siis ronisin siit hämmakist ka välja. Proovisin mõne fotogi teha. Millegi pärast jah, need tähed keset seda pimedust muutsid enesetunde väga heaks. Mitte, et ma siin kuidagi terroris oleks olnud, vaid kuidagi läks seest soojaks kohe. Selline see inimpsühholoogia on. Ja ausalt öeldes ma ei viitsigi siit püsti tõusta ja kuhugi ära minna. Aga ma peaks tegema ka süüa. Tundub, et järgmine episood ei ole mitte hämmokist, vaid on hoopis kuskilt unenäost. Ja ma hetkel, vaadates seda ilma enda ümber, on mul selline kuri tunne, et tegelikult ma magan ikka veel seal samas hämmokis ja näen und. Sellepärast, et sellist ilma isegi mitte kõige positiivsemas unenäos ma ei osanud ette näha. Ei osanud seda ette näha ka ilmateenistus, nii et suure tõenäosusega olen endiselt unes. Aga see selleks, see on lihtsalt väike pisiasi. Näitan natuke oma seda eluolu ka siin. Siis hommikuse supi olen suutnud endal käima panna. Vaikselt podiseb. Peab tunnistama, et väga selline mõnus oli seal hämmokis sees olla, et üldse ei tahtnud välja tulla. Siin on siis mul räätsad rabas sumpamiseks. Ja siin on siis hämmok ise. Siia saab siis mõnusalt sisse heita, lukk lahti. Magamiskotiga olin siin sees. Ja siis alt on see hämmok omakorda ka veel kenasti soojustatud. See tähendab nii, et seda, et siis selja alt on mõnus soe ka. Ja seest on ta siis selline. Ilmselt andsid öised kaadrid sellest ka aimu. Ja siin ma siis olin niimoodi, et seegi ta vajub natuke alla poole, kui sees olla. Ja siis on näha, et siin on täiesti hea vaatega koha olen endale leidnud. Saab siit vaadata Lauka saarekesi ja mõnusalt olla. Ja selline see elu mul siin on. Kurta ei ole midagi. Supp käib. Ja kõik on hästi. Ma arvan, et aku saab vist varsti tühjaks ka. Et ega mul tulebki siin lõppsõna öelda kogu selle ettevõtmise peale. Mul ei jää mitte midagi muud üle öelda kui seda, et ma olen väga tänulik selle üle, et mis mulle siin täna hommikul avanenud on. See on täpselt see selline kontrastide maailm, et ma tulin eile siia läbi sellise halli ja uduvihmase ilma. Ma istusin siin 14-15 tundi täielikus pimeduses ja mingis mõttes ka ligilähedaselt peaaegu täielikus vaikuses. Vahepeal küll oli kosta küladest koerde haukumist, aga hästi palju oli selliseid pikki tunde, kus sa kuulsid ainult sellist oma sisemist kuminat kuskil kõrvades ja mitte midagi muud. Nii et isegi kui mõni üksik lennuk lendas üle, siis see isegi ei tekitanud sellist ebameeldivustunnet nagu tavaliselt, vaid pigem tekkis see tunne, et ajul justkui oleks jälle mingit infot, millega midagi peale hakata, et muidu lihtsalt mitte midagi.
kuidagi ketrad oma sisemisi mõtteid. Eks see on ilmselt ka üks põhjus, miks loodusesse peaks minema. Mitte oma võib-olla selliseid pealiskaudseid argipäeva muresid mõtlema, et mida osta või mida kellelegi öelda, vaid pigem mingid sisemised asjad, sellised suuremad asjad, mille jaoks tavaliselt öeldakse, et ei jää aega. Nendega tuleks tegeleda. Kannatab see põlduasupp süüa küll. Suure näljaga. Mina olen nagu korduvalt saanud kinnitust sellele, et isegi kui ma olen kõige halvema võimaliku ilmaga loodusesse läinud, siis ma ei ole sealt kunagi tulnud tagasi halvema enesetundega, kui ma sinna läksin. Ja see, kui ilm juhuslikult ka niimoodi pöördub nagu täna, see on ainult puhas boonus. Kui seda ei juhtu, sa ikkagi ei naase halvema tujuga. Et hästi lihtne on see, et meil hakkavad mingisugused vabandused kerkima, miks ei taha metsa minna. Nendest tuleks kohe üle alla. Ma kuidagi tunnen seda, et pea on kuidagi täiesti tühjaks tõmmatud. Olemine on hästi kerge. See on lihtsalt täiesti suurepärane, millist varustust on tänapäeval olemas. Ja seda enam tundub naeruväärne, kui kellelgi mingisugune põhjendus on, miks ta ei saa loodusesse minna. Ma ütlen ausalt, mul oli magamiskotiga selles rippvoodis soojem magada, kui mul kodus on. Ja mis meil oli täna siin? Ma arvan, et -1, -2, kuskil selline temperatuur oli. Minu lõpusõna, lõpumõte oleks see, et me kuidagi vabatahtlikult kirjutame alla sellele, et me kogeks elust liiga väikest osa. Näiteks me lõikame sealt välja hämariku või üldse pimedas liikumise. Kui meil tundub, et nagu linna peal liikuda pimedas on ohutu ja metsas on ohtlik, siis see on mingisugune täiesti vale mulje. Pigem on see vastupidi. Ikkagi täiesti sellises looduslikus keskkonnas ei tule mitte keegi sulle ligi tikkuma ega sind kuskilt otsast purema. Ja kui sellised hirmud sind pidevalt valdavad, siis mingis mõttes ongi selline pimedusse tulek just õige tee. Sest see sunnib sind mõtlema selle peale, et miks sa päriselt neid asju kardad. Sest väliselt neid ei eksisteeri. See on lihtsalt sinu sisemaailm. Ja kui su sisemaailm on nii ebastabiilne ja nii ebakindel, siis mis rõõmu sellest elamisest saab olla? Kui meil on kalduvus nagu sellises hästi kiires maailmas kõik see tahaplaanile jätta, ära unustada, hästi lihtne on oma hirmudega mitte tegeleda, kui sa lihtsalt võtad järjest endale igasuguseid muid kohustusi peale ja kuidagi alateadlikult püüad elu nii suunata, et sa ei peaks nendele ebameeldivustele silma vaatama. Aga kui sa üheks hetkekski võtad ennast kokku ja seda teed, siis sellest tulenev kasu on pikaajaline ja võib-olla sa lahendadki eluks ajaks ja lõplikult need mingisugused olukorrad ära. Ja see võimaldabki sul juba elus teha täiesti uusi valikuid. Võib-olla sul on 1/4 elust, mida sa ei ole kunagi kogenud või sa ei taha kogeda. Aga sul on lihtsalt selleks sisemiselt täiesti absurdsed põhjused. Mina soovitan. Võta ennast käsile, mine metsa, ole ise endaga, leia vastused ja elu läheb hoopis värvilisemaks.